tänase Jõlehtme rattamaratoni, poolmaratoni võitja Iris Takkel. Said ju tegelikult selles mõttes väikse pettumuse seal alutagusel, et kaotasid tegelikult sarjarüstes korralikult punkte. Mis mõtetega või mis tunnetega täna rajal läksid? Täna mõtlesin, et lihtsalt Jõlehtmel on hea rada ja sõidan nii nagu sõidan. See on alati tore sõita. Et jah, seal alutagusel tekkis päris suur vahe sisse, kuna pika distantsi punktid langevad palju kiiremini kui põhisõidumad. Et enne olin liider ja nüüd on 100 punktiga maas. Kuidas täna rajal asjad sujusid? Konkurendid olid nii-öelda lähedal või kaugel? No mu eesmärk oli enne Kotka-Mägesid esimesena saada, aga ma arvasin, et Mari-Liis on kuskil ees, ma tean, et teda ei startinud üldse ja siis Kotka-Mägedel sain enne Janellet ja siis jäingi ette, et eesmärk oli seal võimalikult ees saada, aga meeste pundi taga ikkagist nagu oli hoog liiga väike ja siis üritasin meeste pundist ette saada, lõpuks sain ja siis sain oma sõitu sõita, et väga tore oli, väga ära ei vesitanud isegi. No kui ruppi sisse saada on muidugi kerge, aga kuidas sa nüüd hindad oma võimalusi nii-öelda sarja kokkuvõttes? Teatavasti Gretel on nüüd 2 etappi nii-öelda puudu, ta peab iga etapi lõpetama. Kas mõtled ka natuke, mõlgutad mõtted ka sarja üldvõidu peale? No kui Grete jätab veel ühe vahele, siis see on täitsa võimalik. Ainult läbi tema eksimuse, muud varianti ei ole? Ma pigem kipun arvama, et muud varianti ei ole, et Grete on ikka palju tugevam. No siis jääb sul, ütleme nii-öelda, ei taha küll Gretele ebaõnne soovida, eks, aga ta ise on jätnud selle asja nagu eelmise aastaga viimase peale ja järgmistel etappidel kindlasti oled igal pool ise kohal. Ja olen igal pool kohal. Väga hea, aitäh ja näeme siis kindlasti Rakveres juba kuu aja pärast. Aitäh!